Ärme unusta, et Lenin oli siis Nõukogude riigijuht ja Lev Trotski sõjaväejuht, kui me vabadussõja võidu saavutasime. Et nüüd siis hakkavad ametnikud sisuliselt Lenini ees vabandusi otsima, et kuidas nüüd nii juhtus, et me pääsime Eesti kommunismi raudsest haardest. Me oleme jõudnud sellesse faasi, kus me kuuleme kõrgetelt ametnikelt, muide ta on veel keelepoliitika osakonna juht, kes peaks võitlema eesti keele positsiooni nimel, et mitte eestikeelsed elanikud õpiksid eesti keelt. Ta on kuskilt omandanud lausa sihukese häbiväärse alistuva, andva hoiaku putinistliku ideoloogia ees täieliku kapituleerumise. Ma tean, kui palju vene koolides ikkagi manipuleeritakse Eesti ajalootundides. Nii mõnigi õpetaja libiseb meile Eesti riigile olulistest teemadest kuidagi üle, selgitab neid tagurpidiselt, nii-öelda putinistlikult või okupatsioonivaate kohalt. Ehk siis see praegune olukord indikeerib, et kuskil on midagi väga liimist lahti, kui meie enda kõrged ametnikud, mitte mõni Narva pensionär ei arva enam niimoodi, et vabadussõda on et nagu kohati piinlik sündmus, et läheme vabandame putinistide ees, leninistide ees.